Tere tulemast kuulama EBSi podcasti Satelliit. Tänasel korral räägime turundusest, turundaja rollist, juhtkonna liikmena ja stuudios on Merle Viirma, tujuprogrammi ellukutsuja, Margus Kiive, EOK turundusjuht ja Doris Piho, digiturunduse tiimijuht Õhtuleht kirjastuses. Head kuulamist! Tänases sessioonis on mul külalised, inimesed, kes teavad kõike turundusest, palju juhtimisest ja on osalenud ka EBSi programmis Tuju, mis on just programm turundusjuhtidele, kes tahavad oma karjäärihüppe teha. Ja stuudios on Merle Viirma, tujuprogrammi ellukutsuja, programmi juht, Doris Piho, digiturundustiimi juht Õhtuleht kirjastusest ja Margus Kiiver, EOK turundusjuht. Ja meie külalistes siis kõik me oleme seotud selle tujuprogrammiga ja võib-olla alguses paari sõnaga räägitagi endast ja annan sulle, Margus, sõna, et mis see turundus ja see karjäär sinu jaoks siis tähendanud on? Ma niimoodi nagu teadlikult ennast turundajana võib-olla positsioneerin aastast 2017, kui ma läksin olümpiakomitees turundusjuhiks. Ja ennem seda oli selline nagu spordivaldkonnaga kokkupuude väga tihe, et ma juhtisin ühte spordialaliitu, autospordiliitu ja tegelikult mõnda aega toimetasin ka, täpsemalt öeldes pea 10 aastat, natuke isegi peale Rally Estonia kommunikatsiooni või meediajuhina, sest seal oli ka, ütleme nii, et kui me alustasime Eesti meistrivõistluste etapist, siis oli mu nimetus pressiesindaja, kui me olime WRC etapp alates aastast 2020, siis oli ma ikkagi selline meediasuhete juht ja ühesõnaga, et kõik nagu kasvas. Et see on see taust ja mul on olnud au ja rõõm läbi aja erinevate projektide juures töötada selliste huvitavate inimestega turunduse valdkonnast, kellelt ma tegelikult selle käigus olen tohutult õppinud, et ma olen nagu selline hästi suur iseõppija ja ise ämbrites kolistaja. Ja eks selle teekonna jooksul seal olümpiakomitees on olnud helgeid ja võib-olla mitte nii helgeid hetki, aga see on, ma arvan, täiesti okei ja tegelikkuses peaasjalikult on minu selline turundusosa olnud spordiga seotud ja see on ajas muutunud, mida ma olen seal teinud nende aastate jooksul ja etteruttavalt ütlen juba ära, et Tujul on siin oma roll olemas, aga sellest hiljem. Sellest räägime, ma küsiks küll, Margus, et mida teeb turundusjuht EOK-s? Kui ma tulin, siis ma tegelesin sellise lihtsa tööga, et ma ei tea, tellisime bännereid, käisime, paigutasime bännereid ja korraldasime üritusi, et selline tegelikult ka kampaaniaid, et see on nagu hästi huvitav, et palju ütlevad, et kas see siis mingi agentuur ei ole, mis agentuur, me oleme ise kõige targemad. Hiljem me saime aru, et me ikkagi tegelikult ei ole kõige targemad, et mõistlik oleks mõni agentuur ka mõne kampaania puhul kaasata. Et jah, tegelikult kõike üritusturundust sinna kaasa arvatud, et see on nagu see, mis mul kõige rohkem nagu silma särama paneb, aga täna ma arvan, et see on muutunud minu mõttemallis selliseks nii-öelda nagu Eesti spordi, Eesti sportlaste ja tegelikult ka liikumisharjumuse turundamiseks. Et see on nagu see, et ma täna tunnen, et EOK-na meil on teatav vastutus selle eest, et Eesti sport oleks suur, ta oleks nähtav ja et kõlab küll klišeena, et inimesed oleksid ka terved. Aitäh! Doris, meie teine külaline. Turundus, sinu karjäär. Kuidas on läinud? Minul on nii, et mina peale turunduse polegi muud teinud oma elus. Et kui ma ülikooli ära lõpetasin bakalaureuse, siis kohe pärast õpinguid hakkasin ma selle laval tööle. Oli siis aasta 2012 ja nii ma olengi ainult turunduses toimetanud. Et natukene kommunikatsiooni ka sinna juurde, aga põhiline fookus ikkagi turundusel on alati. Et ma olen töötanud nii avalikus sektoris, nüüd siis erasektoris, Õhtuleht kirjastuses juba 5 aastat, vahepeal küll tegin väikse põike koju, aga kokkuvõttes siiski on 5 aastat juba seal täitunud. Et on olnud huvitav näha seda avaliku sektori poolt, kuidas seal turundus tehakse ja nüüd siis üks erasektori poolt, et hästi erinev, kuidas siis asju aetakse ühes sektoris ja teises sektoris, aga väga nagu kogemuse poolest väga rikastav.
Aga mis on see peamine, nagu sa niimoodi kohe ma küsiks siia kõrvale, et see erinevus, et erasektoris ja avalikus sektoris, mis see peamine erinevus on? No peamine on tempo. Et kui sul avalikus sektoris on ikkagi aega mõelda, teha, arutada, enne sa pead veel 10 inimesega muidugi nõu pidama, siis eras on ikkagi see, et täna me võtame otsuse vastu ja homseks olgu tehtud. Ja sa oled digiturunduse tiimi juht, et mis see täpsemalt on, et mis sa teed siis? Ja minul ongi siis täna 2 tiimiliiget, üks, kes vastutab sotsiaalmeedia eest, üks, kes vastutab digikanalite ja analüütika eest ja mina pean siis kogu seda kompotti siis haldama, vaatama, et inimesed oma töö ilusti tehtud saaks ja tulemuslikult tehtud saaks ja hetkel just siis värbame veel ka uut inimest juurde, turundusspetsialisti, et kuna töömaht kasvab, ideid on uusi palju, siis on vaja ka inimesi, kes tuleksid ja aitaksid need ära teha. Aitäh sulle, aitäh tulemast. Merle, sina oled tujuprogrammi ellukutsuja ja programmi juht ja ise ka alustanud oma karjääri turundusest ja liikunud tippjuhiks ja täna töötad siis ka executive coach'i ja koolitajana. No kui räägi võib-olla sina paari sõnaga sellest programmist, et miks tuju ja kellele see mõeldud on? Väga hea küsimus, et siin kohe nii-öelda ehitusega alustades, et see on mõeldud turundusjuhtidele, aga mitte turundusest, eks. Et see on nagu juhtimisprogramm ja see, mis turundusega siis seob seda programmi, on tegelikult see, et sa õpid koos teiste turundajatega. Ja sellele ma mitu kord öelnud, on hästi hea meel, et see hüpotees osutus tõeks, et turundajatele meeldib koos õppida, et see networkingu väärtus, et ega neid valdkondi meil siin EBS-is palju ei ole, kus me niimoodi õpime, on meditsiinijuhtide programm, mida sina vead, personal ja finants, eks ju, ja siis turundusjuht, et see, mida me nagu siis lahendada tahtsime ja ma arvan, et oleme päris hästi teinud 6 aasta jooksul, nüüd tuleb 7. lend, et kuidas ikkagi nagu turundusjuhina saada tulemuslikumaks, paremaks juhiks. Et ma nagu põhimõtteliselt arvan, et ja tean, et sa jagad ka seda arvamust, et juhtimine on õpitav ja tegelikult, et juhi ülesanne ongi lisaks tegelikult tulemuste tegemisel arendada sellist enesejuhtimise oskusteks, kasvada inimesena tegelikult samamoodi, kuidas siis luua väärtust nii endale kui oma tiimiliikmetele, et sellega me siin tegeleme. Ja mis ma ise arvan, et üks selline, võib-olla tänaseks juba, kus neid programme on olnud 6 tükki, et ikkagi me oleme kindlasti omal moel ka sellise laiema võib-olla turunduse maine parandamisele kaasa aidanud, et ma usun, et vähemalt siin osalenud turundajad on sellist oma teadlikkust ja tegelikult sellist oma tiimide heaolu ja tulemuslikkust tõstnud ja eks see ongi parim asi, mis nagu endast rääkida saab. Ja täpselt, tõesti oktoobris algab juba 7. lend, aga no osaleja kogemus. Margus, kas sa veel mäletad, sa olid 4. lennus, et nüüd on juba 7, sellest on aega möödas. Mis seal oli ja mis sulle meeldis, oli mõni selle nii-öelda aha-moment? Ja ma olen siin täiesti nõus, mida Merle ütles, et tegelikult kui ma sellesse programmi ennast üldse nii-öelda üles andsin, sest sellele oli eelnenud minu toonase tegevjuhi Siim Suklasega erinevad arenguvestlused, kus me ikkagi nagu iga aasta alguses rääkisime sellest, et ma võiksin ennast mingis osas nagu täiendada, aga ma ei olnud leidnud ka midagi sellist. Ja siis ma nagu nägin seda kuskil, mõtlesin okei, et see on nagu miski. Ja kui ma nii-öelda nagu kohale jõudsin ja nägin, et see ei ole õnneks selline, et me ei õpi turundust. Et me ei õpi turundust, et me räägime tegelikult juhtimisest, juhtimisprotsessidest, inimeste juhtimisest, siis see oli minu jaoks nagu selline hästi selline hea tunne. Sain aru, et okei, et see on miskit muud, et me ei hakka siin läbi käima seda, et ma ei tea, kuidas siin kopid kirjutada või kuidas hakata kampaaniat üles ehitama või Google Ads läbi käima, midagi taolist. Et me ei läinud nagu tehniliselt, et me olime nagu palju enamat, et see oli minu jaoks nagu selline hästi hea tunne ja muidugi see network ka, et me tegelikult ikkagi, osasid inimesi ma teadsin, osad olid sellised, kes tulid mu ellu ja ma olen alati lähtunud sellest põhimõttest, et iga inimene, kes viisil või teisel su ellu tuleb kuidagi ja mingil moel ta sulle midagi uut õpetab.
Ja programmis on alati 12-15 inimest, Ja, hea ja. väike grupp, mitte liiga väike grupp ja just see lõpus on see oma selle töö kaitsmine ja kõik, et seal on nagu hästi palju, et ise olles juhtimise valdkonna inimene, et jaa, et tõesti nii ongi, et kui turunduses on oma tööriistad, kuidas sa mingeid kampaaniaid teed, siis ka juhtimises on oma tööriistad ja neid on parem teada, kui lihtsalt hakata nagu katsetama. Doris, sina lõpetasid tujuprogrammi alles sellel kevadel, et sul on värske kogemus, et mis sa kaasa võtsid? Väga palju olulisi inimesi enda ellu nüüd, et me ise nimetame seda, kuidas meist kujunes selline tugigrupp ja tänaseks me oleme väga mitu korda jälle kokku saanud nende inimestega, kellega me koos õppima hakkasime ja muidugi need teadmised absoluutselt, et mis Margus ka ütleb, et mis mulle ka väga meeldis, et see keskenduski tõesti juhtimisele ja näiteks coaching, asi, millest ma ei teinud enne absoluutselt mitte midagi, see ei ole muidugi kindlasti õpitav selle mõne päevaga, aga ikkagi ta annab sulle juba tööriistad ja mingigi aimduse sellest, eks ju, et sa saad seda juba vaikselt natukene nuusutada ja proovida seda rakendada, eks ju, oma igapäevases töös, eks. Et kindlasti see osa oli nagu väga-väga kasulik, sest et tõesti sest väga palju ei teadnud. Ja ka see 6 Types of Working Genius, mida me sinuga koos tegime, et kus sa saad palju paremini aimu, kes sa sellisena oled ja miks sulle võib-olla teatud inimtüüpidega nii hästi nagu asi ei klapi, eks sa ju ikka aimad, eks ju, enda tugevusi ja enda nõrkusi, aga minu arust see pani nagu kuidagi asja väga hästi perspektiivi. Ja üldse kõik võimalikud juhtimisstiilid, et kus sa siis praegu positsioneerud ja mida sul oleks vaja veel endasse arendada, et selle sai nagu ka väga hästi paika. Aga ma ütlen ikkagi, et need inimesed, kes sealt kaasa sai, see on ikka tõeline väärtus. Ja väga lahedad õppejõud. No eks ta ongi, et nagu inimestega koos ja see energia ja sünergia tekib väga palju seal klassiruumis ka ja mis me alati ka olen mõelnud, et siit saad ka seda lugemist kaasa, et või mida lugeda, kuulata, asju on nii palju, et kui sul on juhtimisvaldkonna eksperdid klassiruumis, nad oskavad soovitada asju, millel tõesti on mõju, et ei pea ise kõiki asju nagu hakkama nagu läbi käima. Margus, midagi veel, mis sa tahaks öelda, kuidagi on mõjutanud sinu tööd või mõtlemist, see õppimise aeg? Ma arvan, et üks hästi selline huvitav asi oli see, et võib-olla ma hakkasin mingites asjades rohkem kahtlema, või nagu küsima, et see oli tegelikult natuke ilmselt enne seda programmi, aga ma sain selles programmis ka nagu kindlust, et ma nagu ükskõik millise projektiga ma alustan ja neid meil ikka aeg-ajalt tuleb uksest aknast sisse, siis on mul nagu 2 küsimust alati, miks ja kellele. Et kui mul nagu nendele küsimustele vastuseid ei ole, siis ma ei hakka sellega asja üldse ka nagu sellel hetkel üldse tegelema. Et kui mul on nagu need asjad paigas, siis ma saan edasi liikuda ja tegelikult see, mida ma sealt programmist sain, see kinnistas mulle seda veel ja minu jaoks üks hästi huvitav taipamine oli see, et näiteks mul juhtus ka nii, et ma oma koostööpartneritega kohtusin viisil, et mina olin siis nii-öelda nagu laua taga ja kirjutasin ja tema oli siis seal nii-öelda klassi ees ja rääkis. Janari Lagest räägin, Janari ütleme nii, et avas ka mulle täiesti nagu uue poole endast, mida ma ennem ei teadnud. Et see oli ka selline huvitav taipamine, et see oli miski, et jah, ma mingites asjades hakkasin võib-olla natuke rohkem kahtlema ja küsima enda käest, aga see on minu jaoks olnud ainult tea, et ei ole nüüd seda, et hurraaga peale ja teeme ära. No öeldaksegi, et kõige vähem kahtled siis, kui sa mitte midagi ei tea, et hakkad nagu proovima, rohkem mõtlema, planeerima, et kui rohkem seda teadmist tuleb ja mul on küll hea meel, et oleks rohkem neid valdkonna tegijaid, kes rohkem kaalutlevad ja rohkem mõtlevad ja ette planeerivad. On midagi, Merle, mis sa tahaksid selle, kui me lähme teemadega edasi, natuke korraks veel selle tuju juures peatuda. Kas on midagi, kas mingi erisus, mingisugune punkt, mis sa tooksid esile? Suhteliselt palju tegeleme siin sellise eneseteadlikkuse teemaga, et võib-olla üldse selline nagu õppida on ju alati võimalik endal ja ükski juht ei saa ju nagu kuidagi enese arengule õppimisele
tähelepanu pööramata selles rollis rõõmu tunda, edukas olla, aga lihtsalt jah, seda infot on nii palju kogu maailmas, et see, et keegi su eest teeb valikud ja oskab selle kokku panna ka viisil, et seda on võimalik omandada versus võib-olla siis väga lühikesed õpijampsud, mis on ka ju väga kasulikud, aga jah, et see päris muudatus tekkida saaks, et ma arvan, et siin ikkagi see EBS-i kogemus juhtide koolitamisel, mis on ka ju 30+ aastat ja tegelikult ma mõtlen, et sina, Ester, oled ju Hede ja Kaarli ja mu enda kõrval ka nagu tuju algusest olnud, et aga teisalt me oleme seda programmi ka päris palju uuendanud, toonud uusi tahke sisse, värskust loonud ja nüüd selle 7. lennu eripära on see, kuidas siis meie armsad vilistlased tulevad oma nagu kogemuslugusi ja nagu selliseid õpiradu tutvustama iga mooduli jooksul, et jah, et ma arvan, et me küll alati ütleme ja see on vähemalt algselt oli väga see eesmärk, kui Ester ka sinuga koos parrisime, et mismoodi seda luua, seda programmi, et siis just turundusjuhtidele, kes tahaks võib-olla karjääriredeli nagu järgmise sammu teha, et täna ma väga selgelt näen ka seda, et üks asi on mingi järgmise sammu tegemine, mis on alati tore, aga selleks, et tegelikult nagu püsida, rõõmu sellest tunda ja olla hea juht oma tiimile, et täpselt sama suur väärtuseks. Absoluutselt, et jah, et alati see karjääris areng ei ole kuskile järgmisele redeli pulgale liikumine, vaid et see on ka selle oma olemasoleva töö rikastamine ja selle paremini ja võib-olla sellise parema mõttega tegemine, et ma usun ka sellesse. Liigume edasi ja tegelikult ma väga-väga tahaks teada, olete kõik siin turundusprofid ja turundustegijad, et kuidas see turundus siis on nüüd viimasel ajal ka muutunud, kas on muutunud? Kõik räägivad siin praegu, et maailm muutub kiiremini, kui jõua isegi ringi vaadata, mis need turunduse suurimad väljakutsed on, võib-olla nii turunduse kui turundusjuhi omad. Kuidas tundub, kes tahaks jagada? Ma usun, et üks selline, kui me nagu laiemalt räägime, et võib-olla me hiljem natuke nagu oma valdkonda ka sisse, on see, et üks asi, mida tegelikult millest me ei saa mööda ega ümber, on tehnoloogia. Ja täpsemalt öeldes siis, kas ja kuidas seda tehnoloogiat nagu kasutusele võtta. Et olgem ausad, me oleme näinud AI-ga tehtud äärmiselt õudseid kujundusi, millel tegelikult selles mõttes sa saad kohe aru, et see ei ole nagu õige teema, et ta ei ole päris asi. Ma olen nagu tohutult selle päris asja fänn. Aga teisalt sa saadki sellest aru, et kui nüüd nagu seda tööriista, ükskõik millist, õigesti kasutada, siis võivad olla tulemused märkimisväärsed. Sa võid ju labidega ka tagumise otsaga kaevata, aga sa ei saa nii suurt auku, kui sa õige otsaga seda auku hakkad kaevama. See on nagu hästi banaalne näide. Et täna ma arvan, et see on kõige suurem väljakutse turunduses, mismoodi ja kas need tehnoloogiad enda kasuks tööle panna. Ja ma arvan, päris paljudel ettevõtetel on ka selline teelahe ees, et kuhu poole siis minna. Kas minna nii-öelda nagu nende päris asjadega, päris inimestega edasi või liikuda sinna suunda, et kaasata rohkem tehnoloogiat ja võib-olla siis leida need inimesed, kes oskavad sellele tehnoloogiale õigeid nii-öelda nagu käske anda. Et see ma arvan, et on täna üks kõige selliseid suuremaid asju, mis turunduses üldse nagu tekib. Kui ma nagu oma vaatenurgast vaatan, siis see on nagu tegelikult pikem protsess juba olnud, et kui me räägime spordi toetamisest, sporditurundusest ja spordisponsorlusest, siis see on nüüd nagu selles mõttes asendunud, et kui 10 aastat tagasi me rääkisime läbi ettevõtete juhtide ja omanikega, siis täna räägime me läbi juba turundusjuhtidega, kes omakorda siis annavad nii-öelda aru tegevjuhtidele, ehk et sellist strateegilist turundust või sponsorlust peab juurde tulema, sest see ta ei ole ära kadunud ja ma loodan, et ta ei kao ka lõpuni ära, ehk see, et ma toetan seda sellepärast, et ma kunagi ise tegin seda ala, nii-öelda nagu see naabrimehe mentaliteet, et see ei kao kuskile, aga teda jääb vähemaks ja tegelikult otsused tehaksegi juba reaalselt nagu andmete põhjal, vaadatakse, et okei, et mis ma sellest saan. Ja see on nagu selles mõttes spordi jaoks natukene väljakutse, mitte ainult spordi, vaid ka kultuuri jaoks, et me täna oleme olukorras, kus
meid käsitletakse ikkagi, meisse panustamist käsitletakse ikkagi tegelikult filantropena ja heategevusena ja võib-olla isegi väga palju tagasi ei oodata, aga lihtsalt aina rohkem ja rohkem hakkab tekkima neid, kes ütlevad, et nagu äkki ikkagi miskit võiks nagu teha ja see on päris äge väljakutse. Jah, ja kas sa tahad nagu öelda ka, et üks on see tehnoloogia pool, eks ju, sellest räägime natuke veel, aga et su pikk kogemus ka, et kas turundus ja turundusjuhttöö nõue on minna rohkem strateegilisemaks, minna näha rohkem suurt pilti, teha rohkem sellist planeerimist, analüüsi? Ja ma arvan kindlasti, et täna tegelikult see eeldab ka sellise meeskonna koostamist, et see enam nagu üksi päris ei pusi ja tegelikult see meeskond ei pea olema sul omas majas sees, et see meeskond võib olla ka selline nii-öelda nagu sisse ostetud, kui meie ostame päris palju teenust täna sisse, mis tundub nagu ikkagi on mõistlik. Aga jaa, et see oli ka üks põhjus tegelikult, miks ma ka Tujusse tulin, et ma nagu tahtsin ka astuda sammu edasi. Et ma ei tahtnud lihtsalt olla see, kes pusib seal mingite kampaaniate ja üritustega, et ma tahtsin nagu näha natukene nagu suuremat pilti ja organisatsiooni sees siis ka sellist nagu me rääkisime ka nii ülevalt kui ülevalt alla kui alt ülesse juhtimisest, aga just nimelt sellisest nagu alt ülesse juhtimisest, et mida mina saan täna oma tegevjuhile nii-öelda nagu väärtusena juurde anda. Et see, et just, et näha seda suurt pilti, see oli ka üks asi, millest me tegelikult ühel arenguvestlusel rääkisime, et okei, et see on nagu järgmine samm, mida võiks teha, et me oleme siin neid bännereid teinud küll ja küll, et äkki hakkaks nagu suuremat asja tegema. Aitäh. Doris, kuidas sulle tundub, et millised on need turundusjuhi suurimad väljakutsed täna? Ma olen hästi nõus Margusega, et täna on see asi muutunud tõesti juba nii palju sinnapoole, et me olemegi ikkagi strateegiliste otsuste juures, välja lähedal vähemalt, eks ju. Et 10 aastat tagasi, vähemalt mulle endale oli turundus selline, et esiteks jah, see bännerite tegemine, nagu sa ütled, aga et me olime nagu teenusepakkujad ainult. Et meil tuleb mingi uus toode või teenus või ükskõik mis asi, nii, palun nüüd tehke ja tehke siis hästi ja kui hästi ei tee, oled sina süüdi, on ju. Et tootes või teenuses ei ole ju kindlasti probleem, vaid sinu töös on probleem ja kuidas sa seda teed. Et puhtalt sellise teenuse pakkuja rollist on nagu turundajad minu arust välja tulnud või välja tulemaas. Et neid võetaksegi väga oluliste ja võrdsete partneritena juba kogu protsessis, et me koos ikkagi arendame neid, vaatame, kuidas me koos, kuhu me tahame jõuda esiteks ja kuidas me siis sinna jõuame, et mitte ei anta sulle lihtsalt nagu tellimus sisse, on ju, et selline asi tee nüüd sina ära, on ju. Et hästi oluline ongi ja ma ütlen, et tundubki, et see läheb aina sinnapoole, et me oleme strateegilised võrdsed partnerid. Ja mulle hästi meeldis su see tehnoloogia jutt, et mina olen jälle AI väga suur fänn. et kui sinule meeldib väga autentsus, siis mulle väga meeldib see, et kuhu see asi tegelikult areneb, on ju. Et olla kogu aeg sellega kursis ja vaadata ikkagi, et kuidas ta meie tööd saab aidata paremini, kiiremini ja efektiivsemalt teha. Ja täna on ikkagi, ma arvan, veel lapsekingadest on muidugi meeletult arenenud, on ju kogu see AI selle lühikese aja jooksul ka. Aga kuhu see jõuab tegelikult on, me isegi ei suuda, ma arvan, seda veel täna ette kujutada. Ja ma ise tunnen, et sellel peab nagu kogu aeg olema, sa pead selle rongi peal olema praegu, juba kohe, sa jääd maha muidu. Doris, täna kuulavad inimesed, kes, ma arvan, tegelevad turundusega, laiemalt mõtlevad juhtimise peale, anna mõni nõu on, et kuidas hoiad ennast kursis kõikide nende AI trendidega, kas sa käid kuskil koolitustel või kus sa vaatad neid asju, ma ise ka pidevalt hoian, aga kus need parimad õppimise kohad on? Kusjuures koolitused ongi väga head kohad, kust ikkagi nendest räägitakse ja kuna minu arust see AI on täna juba turunduses ka väga palju läbi põimunud, siis kõik võimalikud juba ka turunduskonverentsid, turunduskoolitused, turunduspodcastis seal juba räägitakse nendest AI võimalikest tööriistadest, on ju. Et sa kuuled tegelikult seda infot minu arust juba väga palju igalt poolt, et sa ei pea isegi konkreetselt mingit kanalit nüüd jälgima, et sellega kursis olla, et see info juba jõuab sinuni. Muidugi ka online'is, eks ju, kõik võimalikud ju AI akademid ja sellised kohad, et kus sa saad teada, mis uued tööriistad tulemas on või kuidas neid kasutada ja muidugi väga hea küsida ChatGPT käest. Jah, et kust õppida. Tule nüüd tagasi selle turunduse rolli juurde. Te mõlemad ütlesite, et turunduse roll on muutunud, et on turundusel organisatsioonis suurem mõju ja soov olla juhtkonnale ja organisatsioonile strateegiliseks partneriks.
kuidas saab turundus seda teha, et mis ta siis peaks see turundusjuht oma tiimis tegema, et kuidas olla see strateegiline partner, mitte lihtsalt ürituse korraldaja, mõne bänneri tegija? Jah, lõppkokkuvõttes võib öelda, et ka see bänneri tegemine või ürituse korraldamine peaks olema miski, mis tegelikult kannab siis seda ettevõtte ühist eesmärki, strateegiat. Et see on jälle see koht, et kus tegelikult sa pead alati küsima, et kas see tegevus ja millisel moel siis nagu toetab meie suurt eesmärki. Ja see tähendab ka seda, et selle suure eesmärgi seadmises peab siis olema ka turundus koos teiste osakondadega kaasatud, et mitte nii, et öeldakse, et näed, et käsulauad tulid ülevalt alla ja hakkake toimetama. Et ma nagu saangi tõmmata paralleeli selle muutusega, et kui varasemalt võib-olla spordis toetused liikusid nii, et omanikult liikusid alla tegevjuhile, ütlesid, et mul on siin mingi sportlane või võistkond, et ma ei tea, teed aga midagi ja ma ei tea, tee mingi Insta-postitusi või mingeid asju, siis täna tegelikult liigub see ikkagi pigem niipidi, et tullakse öeldakse, et näed, et meil on siin selline sportlane, kelle väärtused ühtivad meie ettevõtte väärtustega ja ta võiks olla meie suurepärane brändisaadik, et jah, ta selles mõttes tõenäoliselt eurost eurot ei tee ja me peame sellesse projekti ise ka ikkagi sisse panustama, et see meie sisse pandud euro ka oleks nähtav, aga ta kindlasti aitab meie kogukonnast täna räägitakse ka nagu tohutult palju, et ta kindlasti annab meie kogukonnale sellise hea sõnumi või võib-olla tegelikult aitab seda kogukonda veel ka suurendada koos, tuues siis nagu oma kogukond sinna juurde. Et see on nagu täna, ma arvan, selles strateegias, nii nagu mina seda näen, on nagu spordiorganisatsioonide võtmes, on vast kõige olulisem, et täpselt et olla nagu algusest peale kaasas nende strateegiliste otsuste tegemisel ja siis sa tead ka täpselt, et see on natuke nagu, kuidas ma ütlen, see on natuke nagu sa oleksid ettevõtte partner ikkagi tegelikult. Aga kuidas olla kaasas, kas sa peab võitlema endale koha sinna tegevjuhtkonna laua taha? Jah, mõnikord küll, et mõnikord vaatadki tegelikult nagu kalendrist tegevjuhi erinevaid koosolekuid ja siis pressid ennast ka sinna sisse, nii et istud maha, et see tundub mulle ka põnev, et ma kuulaks ka seda. Et see teadmine, see on jälle ettevõtete kaupa erinev, et ilmselt Merle oskab siin ka nagu öelda, et võib-olla kui sa oled nagu tark juht, siis sa nagu kaasadki kohe algusest peale endale neid õigeid inimesi sinna otsuste tegemisse. Mul on selline tunne. Või kuidas sa, Merle, seda? Jaa, absoluutselt, et kui ma just mõtlen ka, et kuidas sellist, ühest küljest on nagu digiturundust on hästi palju hoobasid, eks tegevus on mõõdetavam, et kuidas enda sellist võib-olla tõsist võetavust üldse nende laudade taga, et esiteks kuidas rääkida selle juhiga ühte keelt, ka nõukoguga, eks ju tihti peale turundusel on selles kohas võib-olla mingid arengukohti, aga teistpidi jah, et kuidas siis tuua sellist andmetel põhinevat, tegelikult väga tõenduspõhist turu ja kliendi kohta igasugust infot, aga see oli huvitav jah, et sest otsustamise protsessist, et kui ma üldse mõtlen, et kuidas sellist kuidagi mõjukust või mainet siis turundajana ka tegevjuhi silmis laudade taga siis tõsta, et eks ta siis ongi tegelikult samamoodi, et enda nagu eesmärkide ja väärtuste selline selge sõnastamine, kus tegelikult turundusel on väga palju eeliseid, et me oleme üsna tublid kommunikatsiooniinimesed, eks reeglina. Ja kuidas siis natuke pikemas perspektiivis ennast ja oma tegevusi mõõta, mingi pikemat mõju näha, et sellised strateegilised teemad võib-olla see juurde ja samamoodi, et ikkagi suuta nagu otsustada seda võimet omada kiireid otsuseid teha, kus tarvis, kus vaja analüütilisemaid, aga neid hästi selgelt kommunikeerida, et see on ka see, mida me selles programmis oleme püüdnud nagu läbi aastat lahendada. Ma tahtsin ka, võtsid täpselt sõnad suust, et kogu võti on kommunikatsioonis. Et kui sa sul üksi kuskil nokitseda ja keegi sust midagi ei tea ja keegi su käest midagi ka ei küsi, eks ju. Et pane ka inimesed ennast märkama ja oma tööd märkama ja seda sa saad teha, eks ju, ise ja läbi oma tulemuste. Jah, ja kui sa mõtled selle peale, et kui meil on meeskond, meil on see tippmeeskond, leadership team, et siis on igaühel on seal mingisugune, millega ta ennast nagu täiendab seda meeskonda ja kui ma mõtled turunduse peale, siis täpselt see andmetel põhinev analüüs, et ei tee kuidagi selle peale, et mis meeldib, ei meeldi. Teiselt poolt väga hea ettevalmistus turuanalüüside koha pealt, mida teevad konkurendid, kus suunas liiguvad, ma ei tea, inimeste hoiakud,
käitumised, et siin on hästi-hästi palju olulisi asju, milleta tegelikult ei saagi ettevõtet juhtida. Mäletan, siin aeg tagasi oli sama juht, et kes on tegevjuhtkonnas, et ikka alati on tegevjuht ja finantsdirektor ja ülejäänud inimesed siis teevad nagu oma valdkonna asju. Ja täpselt samad teemad on ka personalijuhtimise valdkonnas, et inimesed, kes tegelevad inimestega, et samamoodi nagu turundus peaks olema selles juhttiimis. Ja hästi palju sõltub sellest inimesest endast ja muidugi ettevõtlikkusest ka, miks ma küsisin, et kas peab laua taha ennast mõnikord ise kutsuma. Mina arvan, et jaa, sest võib-olla tegevjuhtkond ei tulegi selle peale, et võiks mingisugustel teemadel võtta veel paremat sellist nagu sisu. Aga siis, kui nüüd rääkida veel sellest mõjukusest ja mõjukusest ja sellest, et kui te nüüd mõtlete ka selle peale, et mis te ise tunnete, et mis on teie kõige mõjukam osa organisatsiooni jaoks ja mis on need tegevused, millega te ise strateegilisest planeerimisest kaasa aitate täna oma organisatsioonis? Ma arvan, et oluline on selle suure pildi nägemine, eks, et muidugi sul on oma jupid, mida sa teed, eks ju, oma vastutusala on ju, aga peab olema ikkagi selge siht ja selge teadmine, kuhu me tahame lõpuks jõuda ja mis on meie suuremad eesmärgid, on ju. Et sa teaksid, mille poole kokkuvõtlikult püüelda ja iga see väike jupp peab siis seda suuremat eesmärki toetama, on ju. Et see turundusjuhi roll ongi seal ikkagi haarata seda, saada aru, kuhu me nagu laiemalt liigume. Mitte, see võiks olla iga inimese tegelikult teada ja aru saada organisatsioonis, on ju. Aga seda peavad muidugi siis juhid kommunikeerima kõigile, on ju, et kuhu ja mida me liigume, et keegi ei tunneks, et ta üksi kuskil nokitseb mingi asja eest, millest ta võib-olla ei teagi, et mingi kasu on ju. Et inimesi peab väga palju kaasama, selgitama ja nii me saame edasi liikuda. Jaa, ma olen siin Dorisega selles osas nõus, et see kaasamine on täna nagu selline üks väga oluline osa ettevõtte juhtimise kultuurist ja kui ma nüüd nagu võtangi nagu sellest nagu meie vaatenurgast, nagu spordi vaatenurgast, siis me oleme natukene nagu teistmoodi, eks ole. Et kui täna, Doris on siin nagu digiturunduse peal, eks ole, see nagu hästi palju ma kujutan, et andmeid ja seda analüüsi ja kõik, et me oleme nagu sellises, nagu ma armastan öelda, et me oleme sellises nagu emotsiooni businessis, et me ikkagi tegelikult siis nagu tegeleme sellega, et me üritame müüa inimestele ja mitte ainult inimestele, tegelikult ka meie partneritele emotsiooni. Et ma ei saa ju öelda selles mõttes, et nüüd kui Kristjan Ilves hüppab 10 meetrit kaugemale, et teie käibenumbrid sellest nagu tõusevad, ma ei saa seda lubada. Aga ma saan seda lubada, et see tekitab sellise ägeda tunde, mida siis võib-olla me üheskoos saame kuidagi keerata ka numbrilisse tõusu. Et me oleme nagu natuke nagu teises valdkonnas. Et piltlikult öeldes me oleme nagu laua teisel poolel, et me oleme küsija rollis ja me üritame siis nii-öelda nagu seda valdkonda nähtavaks teha või nähtavamaks, et see on nagu vähemalt mulle küll viimastel aastatel olnud selliseks nagu kõige võib-olla suuremaks väljakutseks, sest sport kui selline tegelikult kõik ütlevad, sport on ju äge. Halloo, Eesti sport, muidugi ma ei tea, tõmban sinise särgi selga ja sinimust valge kätte ja lähen elan kaasa, eks ole. Aga kui me räägime nagu Eesti sportlastest ja nende tuntusest, siis täna ma julgen väita, et selliseid sportlase, kes saaksid niimoodi Selveri leti vahel kõndida, et neile nagu tähelepanu ei pöörataks või tähelepanu pöörataks, neid on mingi paar tükki. Ott Tänak, Anett Kontaveit, Kelly Sildaru, that's it, rohkem pole. Et see on nagu miski, millega me üritame tegeleda ka igapäevaselt. Minu meelest see oli hästi huvitav, Margus, mis sa ütlesid, et kui mõni aeg tagasi sa nagu ikkagi koostööst pigem enda tolilt istudes rääkisid läbi tegevjuhtide ja omanikega, eks. Et see tegelikult näitab, see on hästi niuke optimistlik tegelikult asi, mis sa ütlesid, et täna sa räägid ikkagi turundusinimestega ettevõtetes läbi. Tundub ka, et kuidagi nagu see suhtumine on muutunud ja ka see, et ikkagi sellise
mulle tundub, et turundusjuhi ja tegevjuhi võib-olla see suhte kvaliteet ja tegelikult see hääl, mis sinna laua taha tuua oma arvamust tugevamalt välja öeldes, et on miski, mis ikkagi määrab selle, kas ettevõttes nähakse turundust lihtsalt kui nagu mingisugust kulukeskust või ikkagi nagu sellist kasvumootorit, eks ju. Et kui ikkagi, mida juht ootab, on tegelikult ju, mis väärtus see ettevõttele tood, eks ole, kuidas see sellel kasumreal väljendub, mismoodi tegelikult, mis väärtus nendele inimestele aitab tal luua. Jälle, et turundusel on ju nii palju tegelikult ka ettevõtte brändi ja sellised sisekommunikatsiooniga võimalusi silma paista, et hästi palju on nagu hoobasid. Ja, ma olen nõus, et see tegelikult, ma arvan, et see peegeldabki natukene seda olukorda Eestis turundusvaldkonnas, mida mina kogen, et täna tegelikult tegevjuhid või tegevjuhtide jaoks turundusjuht on juba selline strateegiline partner, kellega ta saab arvestada. Ei ole nii, et ma pean nüüd minema mingisuguseid läbirääkimisi pidama seal kellegiga, vaid on see turundusjuht, kes siis otsustab, vaatab oma eelarvele otsa, vaatab, mis ta selle nii-öelda assetiga teha saab, mis tal portfelli juurde tuleb ja tegelikult tema on ju see lõppkokkuvõttes, kes siis läheb ja kaitseb seda ideed tegevjuhi ees. Kuidas mõõta turundusjuhi mõju ja võimekust või mõju ja sellist mõju ja nähtavust organisatsioonis? Minu arust siis, kui sind kaasatakse, ongi juba see, et sa oled järelikult näidanud oma mõju ja sinu arvamusega arvestatakse, eks ju. Et üks asi on väga tore numbrid ja digiturundusest, nagu sa ütlesid, tõesti on neid palju, näitame kohe ära, siuke on kulu, siuke on tulu ja nii edasi, aga see on ainult üks pool, aga tegelikult ikkagi, et kui sind kutsutaksegi selle strateegilise laua taha ja küsitakse su arvamust ja arvestatakse sellega, siis ongi see mõju võti. Midagi veel? Ma lisaks sinna juurde veel ka tegelikult selle, et see usaldus, et see usaldus, mis siis tekib või kui vabad käed sulle sinu tegemistes antakse, et see on selline väga oluline, vähemalt ma ise tunnetan seda küll, et mulle ei meeldi, kui kogu aeg käiakse ja küsitakse, et kus see on, eks ole. Et laske ma teen ja toimetan. Ja tihtipeale ka see, et ma kas majasiseselt või väliselt panengi seal oma tiimi kokku, kellega ma koos töötan ja toimetan. Et kui mulle antakse see vabadus ja see usaldus, siis ma tunnen, et see on miski, ühesõnaga, et ma olen selle välja teeninud ja siis on juba tegelikult kõik minu kätes, et teha ka tulemust ja nagu ma ütlesin, et meil on nagu müüme sellist nagu emotsiooni ja täna ma julgengi öelda, et võib-olla meie tegevusi saab mõõta sellega, see on see nii-öelda nagu voice of share, et palju siis tegelikkuses sellest hiljem nagu kuskil räägitakse, et see on nagu meie jaoks nagu täna kõige olulisem. Võib-olla ma nii palju, Ester, lisan siin ka, et see sellega, et kuidas nagu turunduse siis nagu mainet ja lauda taga sind üldse kutsutakse ja sinu arvamus küsitakse, et ka võib-olla täitsa nagu siis, ma ei teaks rohu juurest, aga et kus me alati sellepärast hakkamegi pihta kogu selle eneseteadlikkuse teemaga, eks, seda enesekindlust, julgust, vabandust inglise keeles speaking up, eks, julgen ennast väljendada, ma tean, kes ma olen, mis ma tahan, seda osa ka nagu tugevda, see programm on alati püüdnud. Sealt edasi need coaching oskused, kuidas tegelikult teisi inimesi kaasata oma tiimis sellist pühendumist tõsta, kaasa tulemist. Ja viimaste teemadena ka, et veel lisaks vilistlaste kaasamisena me oleme, eks ole, tegelikult Katrin Oblikas-Peretti väga põnevalt aitab igasugust vestluste disainemist, koosloomet avada, et kuidas jälle oma mõjukus kasvatada, nii et teised ka selles protsessis ennast hästi tunnevad. Ja siis ikkagi jälle spetsiifilised teemad võib-olla siis programmist, et mida tegelikult üks juht ka väga ootab just turunduselt ettevõtte tulemuses ikkagi kogu sellise innovatsioonis, muudatuste juhtimises kaasa rääkimas, sellises ärevas ja võib-olla mitte nii ennustatavas keskkonnas toime tulemist, et need on ka sellised põnevad viimase aja teemad olnud. Ja väga huvitav, et võib-olla võtakski siit nagu kokku, et see turundusjuht on nagu selline strateegiline partner, ta on strateegiline partner, ühelt poolt hea valdkonna asjatundja, nende protsesside looja, aga ka inimeste juht. Ise, kui su enda meeskond on väike, siis juhtkonnatiimis on sul teised juhid, kellega sa pead läbi rääkima, arutama, mõnikord vaidlema
esinema, eks ju, et see on nagu see meie kursus ka, et ei ole ainult su enda meeskond või sul on ka juhtide juhid, kellega sa tegelikult koos töötad, et see on ka selline huvitav märk ja et mulle väga see mõte meeldib, et turundusjuht kui strateegiline partner. Üks teema veel, mis küsiks Merle sinu käest, et kui oled väga hea turundusjuht, siis on karjäärihüpe ja siis võib saada sinust tegevjuht, on ju, et kui me nüüd vaatame sellist liikumist turundusvaldkonnast tippjuhiks, et sul on see kogemus olemas ja julgustan alati kõiki kandideerima ja proovima, kui see võimalus tuleb. Kuidas sul see teekond on ja milliseid oskusi ja mida siis sul eriti just vaja läks? Ma arvan, et mind väga selgelt toetas. Mul niimoodi huvitav, ma praegu see seos tundub, et mul üsna värskelt on tekkinud, et mind ikkagi väga konkreetselt üks konkreetne arenguprogramm toona aastal 2014 nagu drive'is või julgustas, et kus ma tegelesin sellega, et kes ma selline olen, mis ma tahan, eks ju, väga täpselt ja mis olid nagu minu need arengu- ja kasvukohad, et seda saavutada, mis tugevustele ma sain toetuda, et ma täitsa ausalt, et minu konkreetne teekond oli ikkagi selline, et kuidas siis oma sellist suurt juhi kogemust või pikka juhi kogemust turunduses julgeda nagu järgmisele astmele liikuda ja seda teadlikkust. Tagantjärgi, et mida ma arvan, et kus siis oli ka nagu sellist usku endasse või selles positsioonis nagu paremat edenemist ja võib-olla ka mingite raskuste talumist, et see oli see teekond, kus minul hakkas juhtimiscoachi teekond tagantjärgi öeldes pihta, et ma olin jah nagu oma CEO positsioonile astudes nii palju tarkust oli, et seda päris üksi mitte, et lisaks oma siis nagu tiimile ja heale koostööle nõukoguga võtsin ma endale kaasa juhtimiscoachi siit samast majast ja tuleta mulle küsimust veel meelde. Oli, et kuidas see teekond on, et sa liigud sellest valdkonna juhist tegevjuhtimisse, et mis on sinu need niisugused just positiivsed kaasavõtmised, et sul see coachi teema, eks võtsid coachi kaasa? Ja ikkagi, et turundusvaldkonnast tulles, et siin jah, kaks asja, et just, et selle kliendile ja turule nii lähedal olek, et see minu turunduskogemus, mul oli siis õnne ka nagu tulude eest vastutada, konkreetselt siis meediaettevõtetes levitulude eest, eks, et see arusaam oli, aga et ikkagi päevast ta nagu parim sõber teistpidi sai ka minu jaoks CFO, eks. Ja ikkagi võib-olla see võimekus nagu mõista, loomulikult, kus sa ise tuled, sa tundlikum nende turundajate väljakutseid. Ma isegi mõtlen, et see võttis ka aeg natuke kasvada. Ma algul arvan, et ma olin üsna ebamugav partner oma turundusjuhile, eks ju, sa tead kõike ja üldse, eks ju. Aga teistpidi see nagu dialoogi võimekus ja tema nagu mõistmise või sellise empaatia rakendamine nagu aitas kõvasti kaasa. No ja turu hea tundmine, kliendi tundmine, eks ju, suhtlemise oskud, see kõik on see, mis on hästi toetab. Mina olen ise ka kasvanud välja siis valdkonna asjatundjast tippjuhiks ja ma ütlen küll, mul oli seal mentor, aga kas mentor või coach või keegi, kes sind saab toetada vajalikul ja ka mittevajalikul hetkel, et see on hästi suur abi. Suur aitäh selle väikese vestluse eest ja enne kui me lõpetame, on mul alati podcastis 3 küsimust. Ja kõigil palun siis vastused valmis panna. Esimene küsimus puudutab raamatut soovitust. Mina usun, et selleks, et olla hea juht ja näha mitte ainult otse, vaid ka nurga taha, peab palju lugema. Millised on teie raamatu soovitused, mis toetanud sinu õppimist ja arengut? No, mina võtan, kuna ma just lõpetasin selle raamatu, mis oli teie soovitada, julgege juhtida ja soovitan ikkagi see läbi töötada ka igal inimesel. Brené Browni raamat. Just. Teatud liid inglise keeles, aga ta on ka eesti keeles ilmunud. Hea valik. Ma olen tuntud erakordselt kehva mälu poolest ja ma mäletan, et ma lugesin ka tujuprogrammi ajal 2-3 väga head raamatut, aga ma pean tunnistama, et ma ei mäleta, millised need raamatud olid. Räägi, millest seal kirjutati? Seal olid tegelikult päris palju olid sellised raamatud, mis käisidki nagu läbi neid samu asju, kinnitasid midagi, mida ma olin teinud.
aga jah, aga kui ma nüüd nagu edasi mõtlen, ma olen nagu selline hästi palju selliste kas mingite elulugude fänn või tegelikult ka selliste lugude fänn, kus siis see inimene, kes räägib juhtimisest, tuleb küll mitte otseselt ärivaldkonnast ja tegelikult ongi Joko Villik on üks väga, väga huvitav persoon minu jaoks, kes on siis endine sõjaväelane, ta on mitte erusõjaväelane, siin ongi juba vastuolu selles, et ta on erusõjaväelane, kes on siis käinud missioonidel ja ta on siis tegelikult kõik need nii-öelda nagu sõjaväes olevad kogemused just juhtimise valdkonnas, kus tegelikult see juhtimine, inimeste juhtimine on sõna otseses mõttes elutähtsad, siis need on hästi huvitavad ja mulle oli nagu põnev lugeda, et ta nagu miksis seda nende samade situatsioonidega, kus nad olid ja siis tõstis selle nii-öelda nagu ärivaldkonda ümber. Ja muidugi Richard Bransoni raamatuid on alati lõbus ja lust lugeda, et see on sellise, kuidas ma ütlen, see on mulle meeldib, kui lugusid jutustatakse ja Branson on selles osas ikka täielik meister. Ja tuju ja inspiratsioon on tagatud, kui teda jälgid ja loed. Merle, sinu raamatusoovitus? Ja tõenäoliselt väga ei üllatu ka, aga tõepoolest, et juba 15 aastat ma olen saanud ühte raamatut soovitada ja väga siiralt siiamaani on see Lencioni Advantage, eks ju, kus ta siis hästi paljud oma ilmunud asjad kokku võttis, sealhulgas siis selle kõige kuulsama 5 Dysfunctions of the Teams, eks, siis uuematest võib-olla väga palju kandnud ja olen viimasel ajal väga saanud soovitada ka mitmetele oma one-to-one klientidele juhtimiscoachingus on siis Andersoni juhtimise mõtte 5.2.0 ja siis jälle, et kui sellist coachingu huvi rohkem on, minu meelest siiamaani Michael Bangi-Stenier käis ju siin paar nädalat tagasi Eestis, et tema see coachingu harjumus, millele ka õnneks Äripäev on eesti keelte tõlkinud ja nüüd tema uus ausalt ma ei tea, kuidas nad seda tõlkisid pealkirjaga see Wise Monster, eks ju, ka nagu suurepärane selline raamat, et kuidas toredalt ütleb, et me oleme nõu andmise maniakid. Ja mida selle teadoleva piiranguga peale hakata. Teine küsimus. Mida kindlasti sooviksid teha, kui oleksid täna 25-aastane? Doris. Minul on selline lugu, et sa oled 25 praegu. Ei ole päris ja 23 ka ei ole, aga olen küll natukene vanem, aga ma ei soovitaks mitte midagi, ma tegin asjad täpselt nii ja asjad läksid täpselt nii, nagu nad pidid ja ma ei vaata ajast tagasi, vaatame tulevikku. Aitäh! Mina 25-aastasena ma olen alati öelnud, et ma olen tohutult tänulik selle eest, et sel ajal, kui mina olin 25-aastane, ei olnud sotsiaalmeedia sellises vormis või kui teda üldse nagu tollal oli, sest ma oleks endale märkimisväärse koguse jama kaela tõmmanud. Aga mida ma tegelikult täna ütleksin endale 25-aastasena on see, et õpi rohkem teadlikult. Et jah, mul on olnud selles suhtes nagu õnne ja au, et ma olen saanud elu käigus õppida hästi palju nagu katsetuste ja mingite inimestega koos töötamise läbi, aga sellist nagu teadlikku õppimist ei ole olnud liiga palju, et seda kindlasti, et õpi rohkem teadlikult, et see on miski, mis võib-olla praeguseks hetkeks oleks olnud veel kasulikum ja üks muidugi hästi oluline asi on ka see, et hoia oma tervist kutt. Aitäh, Merle! Ja mina annaks küll nõu, et oleks võinud varem küsida, et mida ma ise päriselt tahan ja tegelikult väheke vähem teiste ootustele vastamisega tegeleda. Et see on olnud minu selline, ma ei teaks, kooliraha või et võib-olla seda oleks võinud varem küsida. Ja 3. küsimus. Kui saaksid valida ühe supervõime, mis see oleks? No mul on klišee vastus, ma arvan täiesti, aga ma peataks aega. Kui palju sa peataks seda siis? Hea küsimus, nii palju kui vaja, et jõuaks oma asjad ära teha. Ma ei ole mõõtnud seda, kui palju seda täpselt vaja oleks, aga lihtsalt, et oleks aega rohkem süveneda. Aitäh, Margus? Esimene on selline kergelt huumorivaldkonna, kuivõrd vaadates tänaseid hindu, siis veest veini tegemine oleks täiesti selline mõistlik supervõime. Seda tahaksime me kõik. Eks ole? Ja. Aga tegelikkuses
ma ei ütleks ei sellele, kui ma saaks natukene siin ajas edasi-tagasi kihutada. Ja ma ei tahaks isegi võib-olla nii palju enda elu siin nagu muutma hakata, et ma ei tea, läheks mingisse punkti tagasi ja teeks nagu uue katset. Et olen, kus ma olen ja ma arvan, et Läheksid MasterChefi tagasi? Ei, mõtlen, et kõik head ja vead, mis on tehtud, need on mind toonud siia, et ma istun täna ja vestlen teiega ja see on väga tore. Aga ma tahaks näha mingisuguseid erinevas ajajärgus toimunud mingite protsesside muutusi, et mis on millest ma olen ainult kas ma lugenud ja tulevikku ma austaldes väga ei tahakski minna. Ma tahaks just minna tagasi ja vaadata, et kuidas mingid asjad on mingis ajahetkes toiminud. Aitäh ja Merle, millist superpowerit sa tahaksid endale? Kui siis õppimise kontekstis küsisid, siis ma arvan, et ma ei teadnudki, Margus, et meid sellega mäluprobleemid ühendavad või et kohe päris ausalt just keskendumisvõime, et ma sooviks endale juurde ja sellist head mälu, et mis nüüd õppimisega otse seondub. Aga kui mingid erilised superpower, et nüüd kui fantaasial lennata lasta, siis ma ikka arvan ka see nagu ajamasin, aga ma millegipärast ka tunnen, et võib-olla isegi mitte nii palju seal tulevikus käia, vaid tahaks selliseid armsaid inimesi, keda enam minuga ei ole uuesti näha, et ajamasinaga ka sinna tahapoole kihutada ja igasuguseid huvitavaid asju, mis võib-olla jäid küsimata küsida. Aitäh! Täna olid meie saates Merle Viirma, Margus Kiiver ja Doris Piha. Me rääkisime tujuprogrammist, rääkisime turundusjuhi väljakutsetest ja sellest, kuidas olla mõjusam ja nähtavam. Aitäh kõikidele osalejatele ja ka kuulajatele. Kohtumiseni!